ütlete onule tere ja näed onu. Näed onu teeb pilti ja pärast vaatad. Ütle ka kõve. Tere! Kui tuleb nii kohe vanna. Tere! Ütle tere onule. Tervitame noh. See on onu Soomessa. Jah, noh. Ei nüüd ei oska rääkida, muidu räägid kogu aeg. On nii, aga pärast vaatad televiisorist vaatad ja Piia üldse ei oska rääkida. Vana see võlgpall ju. No küll neid häbened, no mis. No, ei saa nii idee nüüd. Alati räägid nii, et. Nüüd lähen uksest mööda, käisin. No see on jah. No Tätu, kuda on sinuga? Kuda sinuga on siis? Noh, kuum on koera. Jopa vetul kuum. Ei. No näed, Jürjo tuleb, kes käib, vaatab, kas kuda mul see asi läheb. Nii, ühesõnaga, koht käib. Nüüd vorstid. Piia, vaata siia poole. No vaata, Piia. No ma mõtlesin, et me grillime. Piia, vaata siia. Piia, ei vaata nüüd. Ma lähen kööki viskan. Oi, Vorstid. nüüd olen kuivatuse kütmese ruumi ukse juures. Ma vaatan, kas see õnnestub see filmida või. Siin on nagu näha on aken katki ja siin kui viljakuivatus on, siis võetakse ilmselt napsu. Pudel on kunagisest ajast jäänud. Ma püüan ühe käega ukse lahti teha. Niimoodi. Ja viskame pilguga siia sisse. Nii. Siin on ees suur kivi, sest ukse algust uhka võetakse, ausalt öelda plekki on kuskil kinnitada. Uks paistab väike olema, aga see ahi on hästi pikk. Siin on umbes 2,5–3 meetrised puud saab sisse panna. Tule müür, siit läheb uks, kuni läheb plekkide alla. Vaatame, kas siit saame pilgu visata sisse. Viskame ka plekkidele pilgu peale. Nii, valgust jääb väheseks. Tuleb punane tuli. Siin on see ahju juurest minev müür, läheb taha otsa. Tagant otsast tulevad suured jämedad tarud, mis käivad tiiru, lähevad uuesti taha otsa ja korsnas lähevad välja. Olen rehealuse ukse juures. Nii, siin on nii vanasti rehealune. Vastakule sisse minnes oli aitlusi, kuivatatud vili oli. Siit paremale, seal varju all on aken, millest nüüd Juhan tegi sepikoja. Seal olid enne varsid, kus vilja kuivatati. Nii, lähme nüüd sisse, vaatame, mida me siin ka saame peale võtta. Vanasti oli see uks kõrgem, et viljakoormat sisse saaks, nüüd oli uks madalamaks tehtud. Seal paistab kõigepealt üks traktor, mille Juhan ehitas. Nüüd püüan külje pealt võtta. Nii, esisild on ta antud traktori osana. Rattad on traktori rattad, siis raam, mis siit külje pealt tuleb. Siit vaatame, see on veoautoraam. Veoautoraam lühemaks võetud, et sobitada laius. Tagarattad on tal pandud, ma ei oskagi öelda, mis margi omad. Külje peal mootor on Molotovi mootor, 6-silindriline ja muidu, et võtab bensiini palju, aga ta on jõudu nii palju, et ülekanded on väiksed, et peaaegu tühikäigul käib see töö tegemine ainult külmise ajal ja siis on ta nagu
võtab jõudu vaja ja võtab vast kütust rohkem, aga praegu öelda ei saa, siin on hüdraulika osa siin. Donald konstrueeris, et tagant tõstaks ka kultivaatorid üles ja siia esirataste taha, siin on väike kronsteinikene näha, mille külge kinnitasime vagudeajad ja hüdraulikaga saab ka vagudeajad tõsta ja alla lasta. seal on sepikoja uks, siit sepikojast üles on parsid, mis vanasti oli osa eraldi siin vahesein ja katusalune. siin on suured palgid, mis hoiavad, et seinad laiali läheks katuste raskusele. siin on üks peenikene raudmaterjal, mis läheb siit eest, siin on keskelt kokku keevitatud ja otste peal on väljaspool plaadid ja sellega neid on 6 tükki ja tõmbasime kokku, et ei läheks laiali, kui eternit peale saab, nagu ma enne rääkisin, üle 300 plaadi, 25 kilo on üks plaat, nii et see teeb üle 7,5 tonni. no muidugi on jaotatud suure pinna peale ära. vanasti oli ka siit uks läbi, et tulid ühelt poolt sisse uksest, kus me tulime, ja siit teiselt poolt välja, see on kinni ehitatud ammu juba ja tuldi tagasi. koloosi all, kui siin vilja kuivatati, sõideti Molotoviga sisse ja ma panin siia vahepeale, tegin ka ühed toed. näed, siit nagu üles on näha see tugi, mis kinnitub vundamendi peale, ülevalt on kroovi külge ja vahepeal ka üks tugipuu. nii, siin on nüüd aida osa, siit on näha, kus vili alla tuleb plekkide pealt, kus ma enne näitasin. siin oli Juhanil, kui vili enam ei kuivatatud, koloosil enam ei tasunud, olid kiirkuivatid ja nii edasi, siis koloos jõukamaks läks, siis enam ei kasutanud seda. ja siis Juhan lajas siia puutöökoja, siin oli tal väga hea teha. 3-faasiline vool on, mootorid ja nüüd on siin alles jäänud üks nii-öelda saev puutööpink. nii, siin on veel kruupink, mis oli tal eestoas. kui Juhan elas, siis oli tal eestoas, oli kohe töötuba, kus olid kõik tal sees, et tal talve ajal oli hea teha igasugust puutöid. puutreipink oli toas ja talvel tegi neid töid, et ei oleks suvel aja raiskamist. siin on ta käia, konstrueeris tugide peal suure käia, see ja meil siit toodud oma kola siia juurde. siit on nüüd vaade sinna, viskame pilguga sepikotta. vaatan, kas ta nüüd töötab või. jah, eelmine kaader oli natukene eklik, stopi nupp pidi olema tugev. no nüüd lähme edasi. nüüd lähme sepikotta. sepikoda, nagu ikka on sepikoda, millel peab olema ääsi mootor, millest tuleb puhkav tuult. ka üks tähtis osa, alas, ilma alaseta ei saa mitte midagi. ja siia juurde kuuluvad igasugused haamrid, tornid, igasugused otstega, rauakolu peab olema, millest kust teha. ja haamrid ja spets, need ma ei olegi nüüd välja tõstnud, see tuli nii kiirelt, et ei saanud. aga need haamrikesed, need on siia nüüd kõik kasti valmis pandud, et nad kaotsi ei läheks. siin on puurpink, millega
Juhan ise konstrueeris, ega ei olnud raha, et kõiki jõudis osta ja võib-olla ei olnudki saada ja seal on taga see suur ooratakene, sealt läks rihmaga alla mootor, sellest võllist tuli edasi, tuli siit teine rihm, mis läks siia alt tuli veel üks rihmak üles ja pani selle oorata siin ringi käima ja siia pani padruni otsa ja siis sai puurida. Vaeva nähti hästi palju. Siin on vanad kombaini ketid, Juhan oli kombainer, oli need vajalikud asjad. Nii, siis vaatame siiapoole, siin on tal siis need tööriistad, mis ta tegi traktorile, spetsvõtmed ise, ääsi peal tampis valmis, lõi kandid parajaks ja armastas ikka üldiselt tööriistad ise teha, siis oli ta nagu kõige õigem. Siin all paistab ka tööriistad, kõik tegi riiuli, et kõik oleks käepärast võtta. Muidugi temal oli ta segadust ka üksjagu, aga tema ta üles otsis kõik. See on nüüd hiljem muretsetud pealejuhanid, puurpingi, mida toonad muretses. Siin siis on töölaud, mida tehti muud rauatööd, kruustangid, sahtel, milles on vindilõikajad hulgad. Siin on suur vindilõikaja, millega oli vaja torule või riiulid ja siin on ka ühed kruustangid, mis ma püüan näidata, mis on sepa omad. Siin võis peal kõvasti tampida ja lüüa, sest ega hariliku kruustangide peal ei väga lüüa ei tohi, sest need ikkagi võivad puruneda mokad, vindid rikkuda, aga siin pandi toru vahele, siin all on ka toru koht, kus saab vahele panna. Ja siin nüüd tuleb hääsi osa. Hääsi peal ei ole ilmata midagi tööd tehtud, siia viskab lihtsalt panna asjakese, mis kui kunagi tule alla saab, siis saab ära põletada. Siin on ka veel omast ajast jäänud tal hobuserauad siin, siis on sebapihid, ilma milleta ei saa ju üldse tööd teha, rauda keerata, rauda panna, võtta hääsi pealt. Ja siis on suitsukada ja korstnast läheb üles. Siin, kui vaadata, siin oli tal ka on ülekande rattad, rihmaseibid, millel oli, siin oli tal omal raudreipenk. Nii tuli sepikohast välja, sepikoja akna taga, siin meil igast kola ja värki, nagu maal ikka on. Siin on see alumine osa, naabrid paistavad. Siin on toomingas juba, hakkab roheliseks minema ja siin all on Ammejogi. Siit läheb tee alla. Siin on ka sopi osa, mis läheb metsani, siin natukene paistab siin veenirekest, aga arvestades mai algust, see aasta oli hästi külm talv ja suur lumi ja kartsime hirmsat suurt vett, aga see suur vesi jäi kõik tulemata, päeval sulatas, öösel külmendas kõvasti ja oligi nii märkamatult, et mingit üleuputust ei olnud. Siit eest alla minnes enne mai lõppu ei saanud kunagi kuiva jalaga, praegu ma kõike seda teen, siin sandaletid jalas ja võib rahumeeli minna alla. Praegu ta on veel näotu, ei ole roheliseks läinud. Siin on ka kuusk, mis kuulub meile veel, sest siit tagant läheb piir ja on pordipark nii-öelda. Omal ajal oli siin Pordi Mardi, kes on arhitekt, selle isa oli taimeteadlane ja aretas igasuguseid taimi ja siin on tal käimepärased puud, mis on mitmed, näiteks kuusk on pehpuud hüvega ja niisugust asja. Nüüd üle jõe, jogi on siin all ja üle jõe paistavad ilusad kased. Kui noor olin, siin ei olnud ühtegi kaski kasvanud. Jõe ääres vahetult oli ainult
ainult lepad kasvasid, mõni väike kasekene, lambad sõid üle jõe, tuleviku koloos oli seal ja oli palju ilusam ja kõik. Nüüd on seal nii tugev mets kasvanud ja siit hakkab nüüd meie metsaosa. Kahju jah, et ei ole veel nii roheline. Nii metsa pikkus. Metsa on üle 3 hektari. On nii paberit järgi, kas ta nii palju on ka. Seda nüüd on vastu päikest natukene. Kelder, elumaja, suur tamm ja rehalune ongi ring peal. Võtan veel kord seda külge, see on nüüd rehaluse tagune kartulimaa, mis aastaid me kogu aeg kartulit kasvatasime. Nüüd me läksime teise maa peale, et natukene umbrohust ta saaks lahti. Siin on seal aderond, see aastaga võib-olla viljapart. Nüüd vastavad naabrid. No viskame pilguga nendele. Müürsepp, see piirikask. Kaugemal on see Porditalu, see põhimaja, see punakas, pruunikas. Siis on laudaosa, millel on katus pandud, oli algul ilusti läikis hooliumiga või millega. Siis on punase katusega, sinna garaažitrass ehitas. Siis vaatame allapoole, siin on nüüd see koht, kes on 3. omaniku käes. Nüüd on siin roolaht. Temal perenaised, need alati on siin hästi varakult juba päevitavad, kui nii kaugelt näha on. Elumaja ja sauna osa. Ja siis tuleb siit vaade jälle jõele. Nüüd võtan keldri eest, siin on varjalus, kus sügisel koristatud kartulid saab alla sorteerida. Keldril sai ka hiljaaegu katus pandud. Kelder on hästi auguks nimetame, sealt on see muld üles kuhjatud ja kelder ei. Ta on hästi sügav ja jahe kelder, millele hästi kartulid säilivad. Nii, siit edasi aia äärest läheme, jõuame saunani. Johan ehitas selle hiljem. Varajane saun oli Pordi piiri ääres, mis oli suitsusaun ehtsalt. Aga siin on paika mitte suitsusaun. Paar aastat tagasi Helle ostis siia Soome sauna ahju sisse. Vana ahju toona plõhkus ära, müüris kinni ja nüüd läheb vähem puid ja läheb rutem soojaks. Siit ma lähen edasi, vaatame. Seal paistab vait. Metsaares suured kuused. Põhiliselt on siin eest lepad. Ja nüüd viskame pilgu sauna. Vaatame, saunal tahaks ka katust teha praegu nad. Pool on laastud veel. Siin on ka semiiti. Ja lähen viskan pilgu sauna. Tuleb ilmselt panna lisavalgustus. Panen lisavalgustuse sisse. Siin on ees nagu tuulekoda. Siin on nüüd eesruum, kus saab riietada. Peegel, nagi. Korstnajalg ja siin on puud ümber nurga, siin on ahi, just kõik kütmine, kraavikene ja nüüd on sauna osa. Siin on ees tampoonid, väike lauakene, siia alla sobib õlu. Ja all on ka prahti. Nüüd on tsemendi põrandaga
lauad on peal. Need pressid saab üles tõsta. Nii, siia saab külmvesi lasta. Toa juurest voolikuga peab vedama ja laskma. Nii, siia on kuum vesi. Saunast kui kütab, siin on all nii-öelda pudel on ahjus sees, mis läheb kuumaks ja kütab natukene suur sai konstruktsioonid ja niisugune asi, et ta läheb liiga kaua, läheb saun ammusoojaga. Vesi ei taha kuumaks minna. Nii, lava on ikka seesama, mis Juhan tegi, nüüd ta on ainult teises seinas. Lava on siin nagu näha mitmele inimesele korraga. No 3 inimest võib korraga laval olla ja pesuruum siin samas. Plaanis on ka siia vahesein teha, et siis vast ei ole nii kuum pesta. Muidu pead ukse lahti tegema ja siis on kogu aeg keris. Nüüd viskame pilgu aeda. Aia ääres oli siin nagu aed ikka. Aed hakkas mädanema, otsustasime, et istutame kuused. Kuused me tõime siia 100 kuuski, hiljem ka natuke juurde. Osad on välja läinud ja need tuleb asendada. Ja siin marjapõõsad, õnnapuu ja siin nagu aed ikkagi. Siin on õnnapuud, seal paistab kaugemal ait. Aida ees me tavaliselt autod jätame, siis ei ole õue peal, ei sõida nii maha heina, mida Elvi kasutab jänestele paneb. Ja siit poolt küljest siis elumaja. Siin oli tsementtünn, kus vanasti vesi lasti. Aga nüüd ta on ära, nüüd ta ei pea ja nüüd me kasutame plastlast. Seal tuleb sirjepätuga. No, kus teil siis minek on ka pätu? Oi, mind ümber ei jooksa ainult. Ei hakkagi vist sõnas vilet panema, kuravust nii kohta hakkab äkki sadama. No kas sadama hakkab, aga ta tuulega ka võib-olla natuke ja hakkab hoopis koristama, peseb aknad ära taga ja... Ahah, viskate pilgu. Liigutab seda mööblit ka, sest üks lai säng tuleb veel siia tuua seal pilgkooli juurest ära. Ahah. Gunnar. Nii, nüüd vaatan jälle aida ees ja nüüd viskame pilguga külaliste peale. Nii nad istuvad, kuidas te tunnete ka siin? Ilm on ilus teil, no millest ikka räägitakse. Jaa, sõpp on mõnus. Ja kuidas koht ka meeldib ka või? Koht on kihvt ja ega siin midagi ja... Mis on? Suudame ka ja... Jaa, vaata. Nii nagu nemad. Teil nagu rohkem ikka selle Preili poole ikka. Koht pole tähtist. Jah, koht ei ole tähtis. Peaasi, kui ikka Preili meeldib ja mis Jürjo arvab ka. Jürjol on sama arvamine, et ikka... Anne vaata nüüd sinna. Ja, et pruut on aga ikka ehtem, olgu see koht, mis ta on. See ei ole tähtis. Ja, aga Jürjo nüüd... Nüüd hakkas. Ma vaatasin, et ei tööta, siin oli väike patarei vahetus, siin patareisid on täna nii palju, et ilmselt see reporter ei ole päris õige, siis patareid lähevad ruttu tühjaks ka siis. Tuul on kõva aeg, anti mul hästi vähe, ma pean nüüd viskama pilguga aita sisse. Külalistega olen tuttunud, külalised on kaunis tagasihoidlikud. Räägivad vähe või mina ei lase neil rääkida, ei tea, milles on asi. Vaata, mis laua peal on, laua peal kah. No, ei ole seal midagi. Jah, ei ole seal midagi. Nii, no lähen tasapisi sinna, jätan külalised oma pead. Kõigepealt vaatame, kuidas ait lukku käib. Ait käib lukku ikka vanasti spetsiaalse lukuga. Spetsiaalne lukk, nagu aida lukku, selle kinni paned, siis ei ole kangi võimalik vahele panna. Nii, hästi tugev pärand on. Siin on kola nüüd hästi palju, aga no meid ei huvita kola, meid huvitab, mis siin
ait on tehtud. Tavaline palk seinaga. Lagi on ka palk seinaga, siin on kummidele pandud hoidekohaks. Saunavihed on siin on igasugused taluks vajalikud asjad. Siin ka töölaud, millele ligi pääsesin, sest neid asjakesi on palju. Trellid sai pandud ette, et siia kutsumata külalisi ei ilmuks. Ja lae peale vaadata, siis lagi on ka samuti palkidest, need on kaunis tugevad, siin ei ole mädanemisega mitte tegemist sugugi, need on nii kaua olnud ja peavad väga edukalt vastu. Nii, ja nüüd siit vaadates aida ukse pealt, siitpoolt küljest saun, aed, kelder, tamm, kuivatus, elumaja ja siin meie külalised. Ja laud kaugemal. Jah, väga õige, tehti märkus, tule jätsin põlema, kuna ruumist olin. Palju tervist! Ja tervist! Tule ja sauna ei saa pidada. Sauna aega ei ole. Ja siit seda ma olen juba võtnud. Täna ostetud muruniiduk, mis on kasutatud, aga loodame, et ta mind ka teenib. Ja kivilaud. Kivilaud on ka vaadata väikse pilgu. Nii, nüüd tulen siia, ruumi jõuan. Ja tere, Piia! Mida sa nüüd hakkad siin tegema? Hakkad koristama või? Jah, Koristama hakkad? No kus siis? Ole väljas ilusti. Nii, verandal siin on tööriided. Nüüd tasapisi lähme tagumisse tuppa, millel on praegu siin tomatitaimed tuppa pandud, neid ei ole veel välja jõutud panna. Aga toas ikka riidekapp, kui sa toonalt lähed välja, tule saa ka räägi mõni sõna juttu. No, elamine voodi, mis lasti teha laudadest ja nagu ma ütlesin, teha kokku, aga pärast osutus ikka kõva ikka. Ja toonad ütle kroonikad, no talu kroonika peab ikka olema igas talus. Siin on ahi, emal kapikene ja ema elamine on siin, vanem inimene ahjule ligemal on soojem. Nii, nüüd lähme edasi. Siin on noortele tuba siis. Vara, no jah, koristamise aeg on, aga no mis sa siin ikka teed, ega siis talvel ei saanud siin midagi teha, siin oli külmem kuu väljas esialgu. Siin ja üldse kui tubadest rääkida, siis tubadest sai 1 aasta tehtud uus tapeet ja seinad ja põrandad värvitud ja sai nagu natukene paremaks. Näed, siin kevadine töö käib. Üldiselt nagu natuke tahetud ma siin segan. Mis sa tahad? Mis asi? No mida sa, Piia, otsid nüüd? Kuidas? Ilusad kingad peavad olema. Ilusad kingad peavad olema. Sul on kingad täks. Siin vanaaegne kapp mustriga. Kirjutuslauda ei taha keegi või? Vana kirjutuslauda, see mis seal on või? Vana Juhani laps. Mida te sinna toote siis siin asemel? Siin tuleb teisipidi keerata, sest see... Ja me tõstame ringi, meil tulevad siit, need voodid tuleb juurde ja... Üks, jah. Aga selle voodi viid välja või? Ei, selle paneme siia lastele. Ahah. Et siis selle võib-olla saab sinna panna ja meie omad siis siia. Sest no, mis meil magamistoas oli, see vana voodi. No ta on kui vana ta, ta on praktiliselt juba uus. Vaade kui povine. No jah, kirjutuslauda, no ilus puulaud vanamoeline ta on, aga ta on
ehk puust. no kõige lollim, et ei saa seda tooli alla panna midagi. jah, ta on kitsas, ta ei, ainult põlved seal kuidagi vahele, ei mahu põlvedki sinna vahele. siin on ta, ega meil sotiladu siin on, ega siin palju sa istud ja kirjutad siin? jah, ta on õige, ainult panipaigast ta nagu on. nii, no ma olen ära lasknud, töötavad edasi. ma olen, vaatan, viskan pilgu tädi tuppa. tädi nagu ikka loeb raamatut siin vaikselt, tema on suur lugeja. tema loeb meil ajalehest ka teinekord rohkem uudiseid, kui ise oled kuulnud. ja vanad juturaamatukesed, no ajaviitiks, mis sa ikka siin teed. juba lihtne ja peaasi, kui tunned ennast hästi. mis raamat siis käsil on, kui sul? Oskar Lutsu jutustused. ahah, need on lühijutud, siis ei ole pikad jutud või? jah, lühijutud jah. ahah. no ja ega pikka juttu ka hakata lugema, ega võib vahepeal ära tülineda. Pikka juttu jah, ei taha enam vanas eas lugeda. no ega minagi noorena ei tahtnud. lühem jutt on ikka nagu parem. Pikka jutuga siis sa pead aga olema, pärast peab meeles olema jälle, kuidas see oli, jäi pooleli ja ei ta asi ja nagu natukene võib-olla ei ole, pead nii pika aja meeles kõik pidama ja olema ja nii. siin hästi vanaaegne kummut, mis on ja näeb kõige elamine. nüüd ma lähen kööki siis ja pärast siis üldse vaatame, mis sellest filmimisest välja tuli. köök on suur, üle 30 ruutmeetri, kivipõrand, et kui vesi maha läks, tõmmati luuaga ära, juukse kõrval oli madalam koht ja sealt läks vesi ära ja oli pliit. pliit on nagu ikka 2 auguga, aga siin on üks suur pliit, millel pada sees ja tehti saunavett suure kivimüüri sees, mis hoidis kaua veesooja. siit läheb trepp pööningule. nagu näha, on kaunis kõrgel, aga välistoestus puudub, kuna asju on üles ja hea panna, selleks ei ole pandud. tema siit ükskord isegi kukkus alla kivipõranda peale siia, aga õnneks suurt viga ei saanud. nii, siin on siis sahvri osa. siin on sahvri asjakesed, mis hoiab kaunis külm. nii et köögi teinepoolne osa, mis on kapikene, kus meie siia tõime gaasiballooni. siin on tünn, millest kaevust tuleb vesi, et ei oleks kandmist. nüüd vöörusest välja, nagu ikka tuulekoda, et ei ole kohe külm. ja nüüd maja ukse pealt on niisugune vaade, siin on pink, suvepink on toomata veel ja siin oli puuvarras, mis me toonadega panime ikka igal talul, kui on pühad või midagi, jaanipäev, et siis lippmasti oleks talul. ja niisugune vaade on siis maja ukse pealt. siin on see jekk, mis on alt, on kitsed seed all, kaunitasti ära alt. ja siit vaade kivilauda poole. Latsikaid ja suitsetada. Aille, kus see kassett nüüd on? Laua peal. Keegi laua peal. no vot, ma pean ära tooma ja tänan Jürjot kaamera eest, muidu ei oleks saanudki sellest alust üldse mälestuseks, kuna tädi ka kaunis eakas ja vestles siin natukene jutust nii palju kui mina oskasin teha. ja no eks pärast näeb, ega ma ei ole professionaal. ma ei ole tallikest, et tallikud. ma panen toon ära kassetti. mina olen ühesõnaga selle poole talu peremehe naine, 20 aastat.
oleme siin piisavalt tööd saanud teinud. On rõõmu, on muret olnud. Millegipärast sel aastal ainult on niisugune tunne, tahaks jälle otsast alustada. Nagu ei viitsiks pidada või kuidagi. Aga kui juba käe korraga mullaseks teed, siis tekib niisugune, ma ei oska öelda, niisugune instinkt või niisugune vajadus jälle teed. Ja mõtlen sügisel, mis kuradi pärast seda mul kõik on vaja. Mul on keldrid moose, kurke, kompotte, kõike on. Ei ole midagi puudus. Jürjo, ma tahan tulla. Eestimaal pea sina oma pidu ja Soomemaal pea oma kiriklikud laulatused, aga pitu kutsu mind ja meid ilgistumata. Ma tahan pitu ja ruttu, Jürjo. Kus kohas sind võeti? No ei, no võtame ikka ja mõne sõna juttu ka ikka räägid. Pätu ujub. Pätu käis juba ujumas. Võttis tükk aega hoogu ja... Ja läks. Esimese hooga ei läinud, nagu ta ikka ennem hüppas. Ei läinud, vesi on ju külm. Ja siis pani siit pikku jõge, nii et üle ei läinud. Aga vesi on natuke kõrgem on, ega ta ei ole palju. No külm küll, aga ma ütlen, et kõrgem nagu oleks kevad suur vesi ja siis on niisugune, et üle kallast ei ole see aasta üldse läinud. No näed, Piia julgeb ka nüüd vaadata, kui ta enne käib, peitis näo kõik ära ja ütles, et ei tea, mis see on nüüd ja häbenes ja räägi ka nüüd. No räägi vanaisaga. Ei räägi ja nüüd ei oska rääkida, eks. No räägi vanaemaga siis, või vanaemaga. Jah, no näed, ma pean ära lõpetama, ka Jürjo tahtis juba ära minna, ma ütlesin, et mul on tegemata veel. Nüüd sa oled märg ja porine. No, Pätu. Puisaks sa. No kõigepealt varsti tahab siin roheliseks ka, nii et läheb ilusaks. No nii väike see jõgi siin on siis, ega ta lai ei ole, aga no suhverda natuke ikka saab. Oi, sa oled porine nüüd, hirmus porine. Liittunut ja piltit hääle.